Rahvaloendus on nagu pildi tegemine kogu rahvast. See pilt näitab, kui palju meid on, mis vanusest ja rahvusest, milliste oskustega me oleme, kui palju on peredes lapsi ning millistes tingimustes me elame. Pildi tegemine ei olegi nii lihtne. Et see hästi õnnestuks, on vaja teha põhjalikku eeltööd. Statistikaamet korraldab iga 10 aasta järel rahva- ja eluruumide loenduse. Seni on elanikud pidanud ise aktiivselt osalema, kas kodus rahvaloendaja küsimustele vastama või e-loendusel küsimustiku täitma. Järgmine 2021. aasta rahva- ja eluruumide loendus tuleb teistsugune. Eelmisel korral püstitasime e-loenduse maailmarekordi, kui internetis esitas andmeid 67% elanikest. Nüüd astub Eesti e-riigina sammu edasi ja teeb loenduse registripõhiselt. Loendusandmed pannakse kokku riiklikes andmekogudes oleva info põhjal. Seni on maailmas registripõhist loendust teinud 9 riiki ja nüüd on seda sammu valmis astuma ka Eesti. Registripõhisele rahva- ja eluruumide loendusele üleminekuga näitab Eesti oma kuulumist maailma IT-eliiti. Haaratud on vähemalt 24 riiklikku andmekogu, mis hõlmavad paljude elualade infot. Loendustulemused annavad infot nii üksikisikute, pere- ja leibkondade kui ka eluruumide kohta. Registritest saadud andmed on Statistikaametis kindlad ja konfidentsiaalselt hoitud ning neid kasutatakse ainult statistika tegemiseks. Registripõhine rahva- ja eluruumide loendus hoiab kokku nii aega kui ka raha. Andmetöötlus ja loendustulemuste avaldamine on 2 korda kiirem. Eesti esimene registripõhine rahva- ja eluruumide loendus toimub 2021. aasta 31. detsembri seisuga. Eesti elaniku jaoks ei tähenda loendus seekord küsimustiku täitmist. Riik aga saab loendustulemused kiiremini kätte, et teha nende põhjal teadmispõhiseid otsuseid Eesti elu edendamiseks.